kallid vaatajad, taaskord vaatate selle videot ja selle kanali, mida te praegu vaatate, on täitunud juba 38 000 subscribe'i. Nice. Aitäh teile kõigile. Tänane video on siis selline, kus vaatame väga ebatavalisi asju. Alustame siis kõigepealt sellisest videost nagu 5 minuti make-up challenge. Hei, ma olen tagasi. Esimese asjana tegi küsimus, et mida mees seal teeb? Kaasa ennast meikinud ka näiteks? 6 aastat. Mees on 6 aastat ennast meikinud. Kui palju aega on ikkagi vaja nagu mingi tegemiseks, sest mul endal läheb kuskil 1,5–2 tundi meiki. Ta räägib juba seal videos, et minul endal tavaliselt läheb tund, 1,5 või 2 tundi meikimiseks. See tähendab seda, et nagu igapäevaselt meigime ennast. Tahaks seda öelda siin selle koha pealt kohe, et praegu nagu kõik inimesed kajastavad ühepoolset arvamust nii-öelda sellisest asjast ehk siis mingist metroseksuaalsusest või ma ei tea, mis asi see on isegi. Seda poolt ei kajastata, et inimesed on selle vastu ka ikkagi. Praegu on kõik siuke. Ei, see kõik on normaalne, see peabki olema nii, kõik inimesed on teistsugused. Jaa, aga nagu ma arvan, et see ei ole normaalne ja te saate aru, et see ei ole normaalne. Siin näete siis, kuidas pannakse mingit möksiva mees endale näkku. Ma ei suuda ennast haipida sellise asja peale. See ei ole normaalne. Ma ei viitsi vaadata seda, see on mingi võtsis asi. Ma vaatan, mis lõpuks saab neist siis. Mida vittu, meil on mingid roosad silmad peas. Seda mees soost isik, tal on roosad fucking silmad peas. Ja kindlasti jälgi meid Instagramis. Tema on kassiseiklused. Vaatame seda kassiseiklust Instagrami korra, vaatame, mis me siit leiame. Me leiame siit musipildi mehega, kes peaks olema Alar Kivisäär poeg. Mida vittu, täiesti haige. Ja lähme kohe edasi. Hi bitches, mina olen Kevin ja tema on Hi bitches, mina olen Kevin. Kuule, Kevin, võta türa kokku ennast. Vaata, tal on kuradi naise küüned juba. Täiesti haige. Get ready with us ja siis kui te tahate nagu palju me tülli läksime või kui palju me ei meiki pärast siis. Mul on sõnatu lihtsalt. Ma ei saa aru sellest, mismoodi nagu sa hakkad ennast meikima, mismoodi sa hakkad naiseks. Kus kohas siis etapp toimub? Millal see toimub? Kus, kellega? Lasteaias olete kõik koos, siis seal eraldatakse ära, et näe, poistel on poiste riietusruum ja tüdrukutel on tüdrukute riietusruum. Koolis on samamoodi kehalise kasvatuse tunnis, sa vaatad tüdrukutega koos riideid ja. Mis värve ma kasutan siis täna? Mikä teeme? Sinine, palun. Ei, ma ei taha. Get ready with us. Kuhu ta läheb sellisena üldse? Kuhu ta läheb sellisena? Pikad juuksed ka veel vaata. Mingi vend oma klubis ennast täiesti kasti ja mingi selline liigub ligi. Hi bitches, ma olen Kevin. See on ebanormaalne. Ma ei kujuta ette, mida nagu selle inimese vanemad võivad mõelda nagu Tomi ära tolgi neid inimesi. Vittu. Kui sa näed, et su sõber vaatab sellist asja, siis anna talle stambeid lihtsalt. Nagu su tüdruk vaatab sellist asja näiteks. Mina küll tahaks endale sellist sõpra. Vaata, kui paljudest asjadest me rääkida saaks. Ta on nagu mees, aga ta nagu naine. Mida vittu teha. Seda ei kannata. Nii palju kui ma eestlased kolme kohta öelda oskan, siis see on ka väga putsis asi lihtsalt. Ma olen seda jälginud päris pikalt. 40-aastased vennad mingi chillivad seal ja mingi ala vestluse teema on selline, et Kadri küsib Raulilt, et kuule, see oli teile ikka päris täis ju. Raul on seal voodis on ju, Jäsak on ka vaata. Ei, mis seal ikka läks? Jõin Jim Beami, siis ühe viina, Luisi ja siis jõin veel ühe Luisi. Ega mul pohmakat ei ole. Ma olen mitu korda grupist lahkunud, et see asi on tõesti väga hull. Ärkad hommikul üles ja mõtled, et lähed teed kohvi, võtad telefoni kätte, vaatad kellele, tõmbad Facebookis paar lõpus allapoole ja siis juba on mingi tüüp seal mingi täiesti kastis. Ma mingi tund aega veel räägin temaga juttu, siis ma lähen magama ära vaata. Ja üks hetk vend hakkab mingi südarit saama rahulikult. Vend rahulikult kulistab mingi kuradi rummi sisse kell 7:35 hommikul. Läheb 2 tundi mööda. Teen uuesti lahti, vaatan, vend on näost täiesti valge. Mingi vend küsib sama putis tüüp. Kuule, X, sul on korras kõik või? Ma ei tea. Läheb kuradi vetsu, tuleb vetsust tagasi. Ma kutsun kiirabi praegu. Seal on 43 000 inimest grupis. Administraatorid põhimõtteliselt eksisteerigi, et inimene on nagu reaalselt on haige ja ta teeb laivi seal. Ja mida te arvate, et inimesed on sõbralikud seal? Töö24.ee peaks haldama seda gruppi ja igapäevane jooma käib rahulikult. Mingi lambi tiks, mingi 13-aastased postitavad vahepeal sinna. Kirjuta enda nimi ja võtke, kas see on hot. Ja siis järgmine postitus on see, kus mingi 45-aastane mees limpsi mingi liitris ruumis rahulikult. Eestlaste kolmnurk ei ole normaalne koht ja sealt on ka see meie järgmine video pärit nii. Seitse vaatajat või? What up bitches? Holla at your boy. Bitches fucking retards. Palju näevad? Täna meil on see võimalus antud veel jäädra. Ja siis meile öeldakse, et palun olge sallivad nende inimeste suhtes, kes on natuke teistsugused. Ja siis mingi kuradi pool pederast tuleb hakkab seletama. Keegi julgeb neid küsida ka või? Küsimusi kuradi heterod. Te olete kõik räägid hetero mul niikuinii. Te olete mingid heterod, te mingid paljuned, teid tuleb aina rohkem juurde ju. Ja siis kui mina näen mingi kuradi 400 inimest marssimas mingi kuradi türad peos üksteisel mingi kuskil vanalinnas, siis ma ei või öelda mitte midagi, ma pean vait olema. Kuulub siia on vait, annab pederastile tere. Mida vittu? Reegleid ei ole, kallid inimesed. Te võite küsida ükskõik mida te tahate. Ei, see on võinud tõusta. Salli. Kõik on võrd. See on We are only like super celebrities. This is once in a lifetime opportunity for you guys. You may not know me, but I'm an A-list celebrity. Excuse me, I have only one question. Kas sa oled pederast? Et selles mõttes, kui kellelgi on vaja tuld, et tõrvik põlema panna, mul on nagu Mihkel. Tere Tomi reaalselt või? Miks sa siuksest sitast video teed? Tere, sa oled ise pederast või? Tegelikult nagu see point ongi nagu sellel videol vaata see, et nagu see ei ole normaalne, et ta siukesteks ise ei hakkaks nagu. Ühiskond, ma putsis. Sotsiaalvõrd, salli, 11 ja ärgi kibergi. Tere putt, 20-aastane vend on mingi täielik häibik lihtsalt. Nüüd on need ühte asja, igal asjal on piir ja siin on ette piir. Mees ei meigi ennast. Oled teistsugune, lepi sellega, et sa oled teistsugune. Mina ei ole ka sinu jaoks normaalne, nii et sina ka ole minu jaoks normaalne. Ja kõigil on õigus väljendada enda arvamust, nii et kui keegi räägib teiega, siis sa võid alati öelda, et ei, ma ei ole nõus sellega. Meil on kõik sõna. Ma ei saa öelda seda välja, et ma ei tea, kas meil on enam seda. Sõnavabadus. Ma ei tea, kas meil on enam sõnavabadus. Kas võib öelda üldse neile? Siin on hea näide, millised on homoseksuaalsed ja biseksuaalsed inimesed. Vittu sa ajad, lõpeta ära, võta kokku ennast mees. Sa mees ei saa enda uhkus seisnud. See sa oled Eesti mees. Sa oleks käid, lähen. Seisa ennast. Okei. Need on pederastid ja mulle meeldis see. Mõtleme näiteks, et lähed sõjaväkke vaata ja siis mingi kõige kõrgem aste tuleb sinu juurde. Kuulab siia reaalses muru. Miks sul küünel lakk on kotis? Ma ei tea, mõtlesin, et õhtul norm vaata peale metsarännakut tõmbaks väikse laki peale värk sealt. Mingi ristoga ikka oleme teinud. Normaalne siis. Nüüd lähme siukse vähe leebema teema juurde, kus on ka meil meessoost isik, kes noh, Meigil ütleb ei, aga Gregor Rõngaste ütleb jaa. Ja kelleks on Gregor Lillemets, aplaus. Tähtedele üle 2 kuu ja lõpuks video, mis on nii sitt, et ei kannata kriitikat. Vaatame siis, mida Gregor meile räägib selles videos ja äkki ta taaskord jälle teeb mulle selgeks, kuidas siis olla kuulus, kui mingi 13-aastane tatikas tuleb ütleb mulle: "Käid perse, Mart ja Liina on paremad kui sina." Ma lähen hakkan sõimama neid lapsi või? Kuule, miks sa teed nii? Mida sa paugud muga? Nagu mina küll ei ole kuulnud nii öelda kuulsat inimest kutsuma siis ennast kuulsaks. Gregor ikka ei saa aru nendest asjadest vist. Suur mees juba 17 teeb autokoolis lube ja ta ei saa aru nagu. Ta nagu oleks muutunudki. Ta tuleb tagasi sama ülbe, ta on sama üleolev nagu. Kui sul läheb siis mulle väga hästi, aitäh küsisite. Ja nüüd kuidas läheb minu edasise YouTube kanaliga, siis ma ei tea, kas ma jään selle vlogimiste teema juurde. Nagu ma olen hakanud kahtlust, nagu ma tahtsin uut proovida, ma tahtsin uue žanri tuua või siis midagi. Tegelikult mul on siuke iha teha midagi suuremat, vaata mingi suurproduktsiooni värgid. Ehk ma siis võib-olla hakkan neid siin tootma. Mingi Flashmob, Liis Lemsaluga uus album tuli välja tal, päris hea muusika teeb. Liis Lemsalu näiteks Flashmob, siitaks suur, mingid droonivideod või siis jälle mingi hädine mingi gains.
mäletan kunagi, kui ma tegime ka Kristjaniga nagu vanasti nagu tegime videot, siis meil oli ka kogu aeg mingi julm teema vaata. Mingi üle nädala läheb video üles. No nii, nüüd me räägime teile, mis plaanid meil on. Nüüd on sellised plaanid, et asi läheb suureks. Hakkame raha koguma, et saaks normaalsed kaamerad ja suuremat midagi suuremat, mingid lühifilmid, sketšid, erinevad mingid saated, dokumentaalid, no kõige parem täispikk film vaata. No nii, miks ma nii kaua eemal siis olin? Main reason kool, aga ma kuulsin, ma tohiks seda vabandust tuua, onju. Ehk nagu ma olen nii-öelda ikkagi blogger, et miks ma siis koolis bloggi lihtsalt. Ja see on mitte põhjus. Esiteks, meie koolis filmimine keelatud. Sa kassid ära sellepärast, et keegi vastab su videole ja sa ei tee 2 kuud videot ja tood vabanduseks selle, et mul koolis on kaameraga keelatud filmida. Mul on juba paar videoideed ja paar suureproduktsiooni ideed paigas, mis ma teha soovin, ehk mul on pulli saama siis. Pulli nagu mingi normaalset content, mitte nagu minu vanemad content, mis on lihtsalt nagu mingi pulli paska. Sa toodad sellist pulli paska siis. Mida sa nimetad ennast kuradi Eesti YouTube'is, kui sa tead, et sa toodad pulli paska. Ja siis nüüd jätad tagasi, et tahakski seda vloggi juurde jääda nagu terve aja enne vlogin, sest tegelikult tahakski seda teha enam. Et nagu täielik sitt on see, kui kõik teinud on vaata. Keisreklaam täielik pask, kuradi flashmob täielik pask, YouTube'i täielik pask. Tahaks midagi suuremat teha nagu. Tahaks nagu mingit uut flashmobi teha, mingit droonidega ja mingit. Rasmus Orasi kirjutas, et imed sul meest pole. Ma tean, vahepeal võin jätta siukse mulje videotes nagu, aga ma ütlen täie tõsidusega, ma olen südamest hetero. See tegi ära juba. Ma tean, et ma võin jätta siukse mulje. Millega? Sellega ta lõpus seda põlve või? Ma olen südamest hetero, aga ma näitan välja, et ma võtsin meest või. Gregor, ilma rahade videosid ei tee, tuleb kõik kinni maksta. Jaas. Aga ma saan kohe näite tuua, et ma ei tee kõiki kinni maksnud. Näiteks just eile käisime Mariaga heategevust tegemas. Ja juhuslikult, kui keegi ei tea, mida heategevus tähendab, heategevus on asi, kus sa ei saa tulu selles, mida sa teed. Ilmselgelt heategevus eest maksidki raha sulle. Aga ma tahtsin, kuidas sa sattusid sinna heategevuse juurde. Keegi sooviks ka sulle midagi. Või oli tõesti, Maria, tšau, kuule. Me ei suhtle küll üldse vaata nagu me sõpradena asja läbi, aga mis teeme koos. Lähme looma kliinikusse, lähme aitame neile, anname toitu neile. Ma siis ka arvasin, väike reit tegisime. Kuule, ma olen plekki teinud, vaata. Mine käi sealt hüppa sealt vähiliidust läbi. Mine viska veits sulli ja noh, aita kaasa veits. See on normaalne ka, et mingi kinni makstud, saab videos öelda ka. Ja see on see kinsi video oli nii mõnus ka veits. Arvestades sinu sigiidlust on sul tõsiselt saab liikuma pääseb. Pärast igasugust kaameris on intensiivne enesekindlus, null, huumoritas null, sakastas null. Ilmselt kui oleksin 12, siis oleksin paremini seda loomingut ja toodad ja võib-olla päeval pead oma sõnu sööma. Aga hetkel on siit tõesti ebamugav vaadata ja ma ei näe nii aega esimese ja viimase video vahel. Aga jõudsin poolest, sest ma ei kunagi sellise sigiidlust ka siis ära, kui enda tõelisele katsumusele jäts. Omalt poolt soovitan vabalt võtta ja oma põhjendamatu ego maha suruda. Esiteks ma surun väga maha, mul on väga lahe ego, ma olen ülikõva inimene. Ja mu enesekindlus on null või? Mina olen boss, minu enesekindlus on tase onju. Mina olen tegija. Mis mõtlesin enesekindlus on null? Taaskord lihtsalt näide, kus inimene ei saa lihtsalt aru mitte midagi, mida talle kirjutatakse. Inimene tahab sulle öelda, kallis Gregor, suru enda lambina ära tõusnud mingi kuradi YouTube'i ego alla lihtsalt. Inimene ei ütle sulle mitte midagi sitasti, ta ütleb sulle, et sul on ego all ole mitte keegi. Ma ei tea, võib-olla see on minu enda viga vaata, et ma pole ka 12 enam, minul on ka ebamugav vaadata, ma ei saa mitte midagi teha, sa pead leppima sellega, et siis vaatavadki nooremat inimesed pärast, et ükski normaalne täiskasvanud inimene enam ei vaata sind, sellepärast et tasu nüüd nii ära ka nagu lennata, et ära tõusta ja mingi hakkad mingi inimesega paukuma, kes räägib sulle reaalset juttu, millest tegelikult saaksid sina väga hästi nagu õppida, peaks aru saama sellest, mida sulle öelda tahab siin, aga ilmselt tuleb välja, et ise hoopis 12. Mina olen boss, minu enesekindlus on tase onju. Ükski enesekindel inimene ei tule hakka mingile fännile selgeks tegema. Ma olen boss vaata. Ma olen täiesti enesekindel onju. Mind ei koti, mis sa ütled, ma olen boss, saad aru või? Okei, oota, ma lubasin teile rääkida lugu, mille märksõnad on tatid ja Team Isto. Eelmises videos ma ütlesin, et ära võta nime suhu ja siiski seekord ka Team Istost oli sina kohe sitaks kaugele nagu. Mida sa ajad üldse? Kes sa oled vaata? Siinkohal mina vaata. Ma olen Istoga bossid onju. Ja sina sellist sõna suhu ei võta endale. Nii lihtne see ongi. Mingi kõrval rõngastega käpiga bossi ei võta sellist sõna suhu lihtsalt. Et selles mõttes nagu need tatikad suruvad su nii või naa ära ja nad surusid ka ära su. Aga sina oled lihtsalt see enesekindel vend vaata. Ja siis Team Isto on siis, kui ma peaksin seda mõistet seletama vanemale generatsioonile, siis ma suudan selle sõna vahel võrdusmärgi tuua lausega käi vittu. Enda emale seletad niimoodi Team Istot. Seletad enda emale, mu ema küsib, kuule, mis see Isto protsent seal surub? Team Isto on käi vittu. Okay. See kamp tuleb onju, kõnnivad siukse ülialfa nägin, kuidas eemale paneb mind, tunnevad ära mind, siis hakkab sitsitama mind pihta vaatse. Teeb togi üksteist ja see on nagu live fun vaata onju. Saavad näha vaata mingit kuulsust onju. Sa pumpad üles seda ego kogu aeg vaata. Ükskõik mis juhtub, mina vaatan mingi kuulsust, togi vaata. Ma olen ka kuulsus. Ma olen mingi 2 korda kuulsam kui sina, Gregor. Terve kuradi Martis kuulsam, Lapinsis kuulsam, Istos kuulsam. Kuradi kes veel Liis Lemsalu sai, Ahto Leemet sai kuradi 2 korda kiiremini 100k täis. Keskmiselt kuradi kätte, kui kontrolli pole nii palju vaatamisi võib-olla laivis onju. Kõik mingi lambi teema, mul on nii palju kuradi subscribereid, mingi putsi, mingi koti haal, täiesti lambi lõdvik. Mingi võta mingi suvel mingi 40 kilo juurde ja jookseb 30 kilo maha, vaata, ma panin pool aastat arvutit kokku. Mul ei ole ego, mina olen boss. Käige kõik vittu, mul on 40 000 subscribe'i kohe täis. Siuke suhtumine oleks siis lahe, kui ma oleksin siuke kutt mingi. Ma poeski siiamaani jõudnud siis. Ma olen 2 korda sinust kuulsam. Ma olen 2 korda peaaegu kuulsam kui enamus kõik need joke-tüübid. Aga nagu mina ei tunne nagu ennast, et ma nüüd oleks keegi. Mina ennast ei pea nagu mingiks kuulsuseks, pigem lihtsalt tuntuks inimeseks, aga ma ei boost'i enda ego sellega. Teevad eelkõige ukse lahti, võtavad kõik niimoodi ripi, et saaks saada ülisivad sisse kurtidega siuke jooksvas nende veits sees ja siis viimane karjub täis kõrissa Team Isto ja siis kõik panevad mingi otse erikossi sisse ära. Tahab täielikku sitta ju. Inimesed võtavad rivvi, põgeneda poodi ja pärast tulla välja samma terminali. Mida vittu? Okei, see on mingi täiesti kelbas. Ma terminalis on see turvamees, kes on kunagi midagi teinud. Nad lootsid, et ta chillib erikossi arvatavasti ja jooksid sinna peitu, mõtlesid nii, noh, ma ei saa midagi teha, vaata nüüd üldse siis. Aga nende jaoks turvamist on seal. Kuule inimene, mida sa tegema pead siis? Päris ausalt, mida sa tegema pead siis? Poeg, ma ei saa midagi teha. Mida sa tegema pead siis? Sa pead minema sinna, boost'ima enda ego, hakkama neid sõimama, sellepärast et nad panevad toolet vastu sulle. Sa vähegi mõistades inimene, sa ei hakka mingi võitlema mingi 10 või 11 või 12 aastastega. See on laus lollus sul ju. Viimasel ajal tegin komment, kui ma panen tähele, et keegi tuleb mind ära, mingi kütel on midagi kaugelt eemal, siis ma lähen nende juurde ja räägin nendega. Mulle hakkas see inimesega suhtlemine meeldima onju. Nii, ja ma tegin täpselt seda. Tõusingi siis oma sealt pingid püsti. Luban, kui ma näen Gregorit, ma karjun ülikõvasti Team Isto ja ma tahan, et ta tuleks räägiks minuga. Ma soovin, et ta tuleks räägiks minuga. Seisin seal, ootasin neid, kui välja tulevad. Noh, läinud kaua mööda, pidin ootama mingi 3 minutit ma pakun. Ta lihtsalt luurab, ta lihtsalt ootab, et teha selgeks, et fuck Reitli. Team Isto on täiesti mõttetu asi, sa ei ütle mulle nii, sa ei ütle mulle nii. Ja siis mina tulin ülenes kindlalt vaatasin, lugesin välja nagu tere poisid. Vend räigelt boostib ennast, väike throwback tagasi sellest videosse. Mina olen boss, minu enesekindlus on tase onju. Ja mis siin samas tuleb just? Ja siis mina tulin ülenes kindlalt vaatasin. Ma tulin ülienesekindlalt, ma tulin ülienesekindel inimene lihtsalt. Ma olen kõige kindlam inimene üldse. Ma enam natuke vestelin selle poisiga. Ma nagu enda kord kuri olnud. Ma üritasin terve nagu rõõmus olla ja siis nagu suuremaks eeskujuks olla. Mis eeskuju siis on? Tule vait ja ütle, mida arvad või ma ei tea, miks ta ei või öelda Team Isto nagu. See on for fun ju. Need on naljakas lihtsalt, nalja või enam teha. Peab tegema mingi sotsi nalja. Sotsi nalja mulle vait itsitab. Tule käi sina veel ära, midagi ütled vait, midagi midagi vaata. Pärast koju maha vait. Lõpuks päev oli täna. Mida aitas ajada? Tõmbasin katvat selle alfa level alla vaata. Oli see tanks sõprades veel ülikõva alla ja siis ma rääkisin ja siis hakkas aina alla proovima. Siis lõpuks valikuks siis alles nagu. Noh ja lõpuks vestlus jõudski selleni, et mitte ükski enam ei julge mitte midagi öelda. Ma ei olnud mitte kordagi. See oleks nagu mingi ülekuulamisel vaata. Te ei näinud midagi vaata. Sõbrad tegid sõbrad diskid lahti, siis mina läksin enda vanusele lõpetan lihtsalt. Ma arvan, kui ta oleks nagu mingi sõbraga reaalselt olnud seal, siis ma arvan, et esiteks oleks läinud sinna, sõber oleks aru saanud, mida vittu sa teed. Ma arvan siiski, et ta oli tütar lapsega seal koos ja see käis nii ego pihta, et ei julge talle öelda midagi, ma nagu naisega vaata. Sa ütled Greitli või sa oled vait.
Davai, Kristi, lähme teeme selgeks, ma seisan selle ukse taga, sa filmi eemad, onju, davai, kuulete või? Debiilikud, mida te teete? siis hakkab ise puid vastu saama, vaata. Lähed luures ukse taga räigelt, proovid, vaata. Kristi, vaata. Kolm saad sulle välja. No nii debiilikud, nüüd teete siin. Ei vittu, Greitli on mingi pass, vaata, see on kõrvarõngad, see on mingi jobi ju. See on reaalsus, ära ilusta siin. Ma saan aru, et tema võib-olla mõttelegi see, vaata, et need lapsed näevad nüüd seda ja mõtlevad, et oi vittu raisk. Aga reaalsus on see, et nagu kui ütled Team Isto, ma olen Team Istos, järelikult tuleb pöörduda Papa Isto poole. Tuleb saata Papa Istole kiri. Tervist, Gregor andis vale infot välja. Isto kaitseb nende tiimi liikmeid, on salga üle ja on välja astumas nende eest, kui mingi Gregor hakkab suruma mingit. Ma tulen õpetan teid, kuidas käituda. Sarjade peale ma tegin selgeks, kuidas maa tekkis. Ja nüüd ma teen teile selgeks taktikat, kuidas käituda. Normaalselt. Ja aru saada, et mina olen boss. See noor poiss kirjutab Papa Istole sellise kirja, et noh, ütleme niimoodi, et Kreks, sa ei saa valetada, eks ole. Sa oled väike kusin sitakott ja prantsik. Vastuta oma tegudest, joo! Vabandust, mul lihtsalt, kõik on korras, mul lihtsalt närvid läbi, vaata. Ja väike poiss saatis meile sellise kirja. Tere, tahtsin rääkida Grex the Monkey uuemast videost. Nimelt, need gangsterist, kellest ta rääkis, olime meie. Pool jutust oli välja mõeldist. Me ütlesime, et Greatly sakib ja et Team Isto mitte kellelgi ei olnud käppi peast, käpp on pederastidele. Ainuke, kes käppi kannab, on Kreks. Ei olnud Monsterit, ei olnud kõpsupakki. Ütles, et olime pisarate hääl. Tegelikult me just naersime ja mölisesime vastu. Seda ma ütlesin ka veel, et sa ei saa ma tean, ta hakkas meid mingi debiilideks kutsuma ja ta ei olnud sõbraliku häälega, nagu videos mainis ta. Ja ta tüdruksõber mingi filmis seal taga. Mingi exposed. Ja kui sa käid oma tüdruksõbraga väljas, siis sa hakkab valetama üle Eesti rahvale, et sa käis mingi sõbraga väljas, sul ei ole sõprugi. Pütsi. Tõmbame laita allapoole, kasvame vanemaks, saame aru, et kuradi sinu ego on teisejärguline. Vaimne rahulolu sellega, mis sa üldse teed, mis sa oled, kui sa saad aru, et noh, sa saad surma ja elu on ainult üks, siis see ego ei tööta sul midagi. Mul ei olegi rohkem midagi öelda. See video oli paras pähkel, aga siiski suur aitäh teile kõigile, et te vaatasite üldse seda videot. Ja me teeks mingi väikse kingituse nagu mingi jõuludeks, et tõmbaks mingi 40 tonni ära. No need 40 tonni vaata ära ja siis ma olen boss vaata. Siis mul on 5 tonni minna veel, et nagu siis ma olen täielik boss vaata. Ei, okei, tegelikult jah. Siiski ma arvan, et kõik olete rõõmsad, et me tulime YouTube'i, seega tehke meile Kristjan Jõulukink 40 000 suubi lauale ja iga hetk. Ma olen YouTube'i muutnud. Ma olen öelnud asju, mida teie ei suutnud. Nii et aitäh teile. Ja kuradi vaadake mehed, et ei hakka küüsi kasvatama, ei hakka meikima ja vaatate ISO protsenti, poisid. ISO võtab nagu meilt üle vaata selle laeva juhtimise hetkeks. Me tuleme tagasi. Kõik, kes ei tea, siis nagu 3. jaanuaril olen mina juba rivis, käed selja taga, pea on paljas ja hakkan Eestimaa uhkust ja au kaitsma. Vabariiki, isamaad, 11 kuuks. Et ISO teeb väga hästi, et on meiega paadis ja ISO on lipu kõrgel. Et nii et lähen ära vaadake ISO protsenti. Team ISO näiteks YouTube'ist kohe striimi peal ISO protsenti bänni vaata, teeme draama oli vaata. Kadi, sulle sa ka suppi söönud või? Ma teile oskan räägida anger ja suppi teha. Basically, rohkem pole midagi öelda, tunnen rõõmsalt ja aitäh teile kõigile, et olete toetanud meid ja alguses ei saa vedama, pärast ei saa pidama.